See on uus ERLA terminal, uus toode, kuhu saab ühendada kuni 6 erinevat seadet. Minu selja taga on näha 4-1 versioon, kus on vastavalt iseteeninduslik tolmuimeja, õhukompressor, tornaadootsik ja rehviläige. Lisaks saab juurde võtta ka rehvirõhu kompressori ja salongi lõhnaainemaasina. See on täiesti uus, täiesti ainulaadne toode, mitte ükski teine tootja ei paku, et tooda midagi sellist. See toode on turul saadav alates käesolevast aastast. Lätis on paigaldatud ka esimesed seadmed. Üks suurimaid müüte tolmuimejate kohta on see, et need pole piisavalt võimsad. ERLA tolmuimejatel on siin spetsiaalsed ümbersõiduavad, mis aitavad vältida tolmuimeja vaakumi teket. See tähendab, et kui klient puhastab oma auto istmeid ja tekib vaakum, siis teised tolmuimejad tegelikult ei ima midagi. Nende ümbersõiduavadega paraneb imemisvõimsus ja efektiivsus. Tornaadootsik on ainulaadne selle poolest, et sellega saab puhastada nii istmeid, vaipu kui ka kõiki teisi raskesti ligipääsetavaid kohti tänu pöörlevale õhujoale. Õhujoale lisatakse vaid veidi puhastusvahendit, mis aitab puhastusprotsessis, lahustab nikotiini autosalongis ja parandab auto lõhna. Suurim probleem kangast vaipadega on see, et tolmuimejaga puhastades eemaldate vaid pealmise kihi umbes 20% kogu mustusest, mis vaibas on. Tänu tornaadootsikule saate pöörleva ohuvooluga puhastada ka sügavamal oleva mustuse, tõstes selle vaiba pinnale ning seejärel tolmuimejaga kogu kogunenud mustuse välja imeda. Õhukompressor on mõeldud eelkõige selleks, et puhastada salongis kõik raskesti ligipääsetavad kohad, tolmventilatsioonishahtides, istmete vahel, keskkonsoolis raadioümbruses ning paljud kasutavad seda ka liigse vee eemaldamiseks autodelt, peeglitelt, uksevahedest, käepidemetelt ja nii edasi. Veel üks ainulaadne võimalus sellel seadmel on rehvide läige. Nagu nimigi ütleb, saab sellega taastada rehvikummi ja selle värvi. Sees kasutatakse silikoonil põhinevat ja värvaineteta vahendit, mis tähendab, et seda saab kasutada ka plastikosadel nii väljas kui ka salongis sees, samuti uksetihenditel talvistes tingimustes. Ainus asi, mida tuleb arvestada, on see, et seda ei tohi kasutada mootorratastel, sest ohutuse huvides ei tohi seda panna ei istmetele ega rehvidele, et vältida õnnetusi.